võtku rohkest õnnista, mis siia ette võtta saab, mu kallis isamaa. Ja annan sõna meie direktorile Villu Mengelile, palun. Mul on suur au elada Eestimaal ja olla eestlane. Kuigi mõnikord tahaks reisida soojale maale, kus rohkem päikest. Aga ikka on nii, et seal, kus ma tahan elada, see on Eestimaa. See on minu kodu ja minu kodumaa. Mis siis on meie rahvas erilist? Mis on see, mis meid teeb uhkeks? Olla eestlane ja laulda, et olen eestlane ja tahan olla eestlane. Paljud suurrahvad uhkustavad oma kultuuri ja ajalooga selle üle, et tegelikult nende kultuur, nende vägevus toetub ju teiste rahvaste allutamisele, anastamisele, sõdadele ja vägivallale. Olen uhke selle üle, et meie kultuur ja meie ajalugu ei toetu vägivalla ja teiste rahvaste anastamisele. Ja ma tahan soovida, et Eesti maa ja Eesti rahvas, see kodumaa, kus me elame, jätkuvalt hoiaks seda kultuuri, seda rahumeelset energiat. Sest ainult nii me nende suurte rahvaste keskel suudame jääda püsima. Ja igaüks sellel kodumaal, selle suure rahva seas on oluline ja tähtis. See tähendab, et me ei saa loota sellele, et keegi teine on meie eest rahumeelne. Keegi teine meie eest on julge, aus, hooliv ja armastav, vaid meie ise, igaüks peame seda olema. Ja nii me oleme ja nii on see võimalik. Ma soovin meile kõigile Eesti Vabariigi aastapäeva, meie kodumaa sünnipäeva, et me ikka kaua ja kestvalt seda saame tähistada. Hakkame peale Helina Ohtlast. Tema kirjandus oli seisukoht, et välismaale kolimise põhjuseks on ülekoormus koolis. Siin meenub mul üks kogemus eestlannaga, kes oli oma perekonnaga Tallinnasse tagasi kolimas. Ja ta ütles väga huvitavat asja. Tema poeg käib Soomes 4. klassis ja siia tulles ta küll 4. ei saa ja kui 3. kvalifitseerub. Ja veel üks huvitav lugemise koht oli ühes hiljutises Eesti Ekspressis, kus oli niisugune lõik, et üks Soome noormees võtab telefonitoru kenal hommikul, helistab koolidirektor, et ole hea poiss Anti, et tule lõpueksamile. Aga poisil polnud aega, temal oli vaja oma tüdrukuga tegelda. Ja ei läinudki ja tuli välja, et ega polnudki vaja, seal saab ka ilma lõpueksamita haridusteed jätkata. Ehk moraal niisugune, enne just direktori kabinetis jagasime siin kogemusi, et miks ettevõtjad ei taha noori tööle võtta, nad ei suvatse õigel ajal töövestluselegi tulla. Aga siin kirjandites on riigile ettevõtjaid oi kui palju. Siis veel valimisõigusest. Vlada Terešekova puudutas niisugust küsimust nagu valimisõiguse andmine 16-aastastele. Mina täitsa toetan ja toetas ka Riigikogu, vastav seadus on vastu võetud, kui nüüd järgmine koosseis muuda põhiseadust, siis saavadki 16-aastased valida linnavalitsusi,
vallavalitsusi, volikogusid. Ma püüan süstida teisse optimismi ja hakkame pihta ajast 97 aastat tagasi. Kas keegi teab, kui pikk oli koolikohustus aastal 1918 Eestis? Pakkuge. Mitu aastat? 3. Väga tubli. Kus sa tead seda? Ma olen ajalooline. Fantastiline. Väga tubli. Väga tubli. Enamasti seda ei teata. Ja see tähendab seda, et väga paljud noored inimesed läksid tegelikult ju pärast seda 3 klassi tööle. Kooli alustamise aeg oli kuskil vahemikus 8 kuni 11 aastat, aga teie vanused inimesed olid enamasti igal juhul juba täis tööjõud ja vastutustega kõikide asjade eest siin elus. Kas keegi teab, millal Lübecki õigus kehtis Eestis üle 600 aasta? Kas keegi teab, millal Lübecki õiguse järgi said noored inimesed täiskasvanuks? Pakkuge. 16. Jääb enam-vähem keskele. Pakkuge veel. Ma ütlen vihjeks, et tüdrukud ja poisid said erinevas vanuses täiskasvanuks seaduse järgi. 12, väga tubli. Tüdrukud said 12-aastaselt täiskasvanuks ja poisid 18. Nii et igal juhul suurem osa teist, mis tahes aastat me vaatame, oleks juba nagu täiesti tegija. Tänapäeval, jah, tõepoolest, Preili Ibrus kirjutas, et väga õigesti keskmiselt kuskil 28-aastaselt hakkab sündima esimene laps. Muide, minul sündis ka samas vanuses. Minu esimene laps sündis ka siis, kui ma olin 28-aastane ja hiljem läks juba veidi paremini. Aga kui me mõtleme sellele ajale veel kord 97 aastat tagasi, ma tunnen juba praegu siin ees seistes seda noorte inimeste metsikut energiat, see kiirgab teist välja. Ja see ei ole ju mingi uudis, et ka toona täiesti lootusetu tundus see olukord. Tohutu suur riik ühel pool, täiesti väike riik teisel pool. Ja noored inimesed olid need, kes selle murrangu tõid, kes uskusid nendesse ideaalidesse, mida nad polnud kunagi elus näinud. Need inimesed, meie oleme näinud praegu iseseisvat Eesti Vabariiki. Teise maailmasõja ajal, kui te lähete vaatama filmi 1944 näiteks, need inimesed olid ka näinud iseseisvat Eesti Vabariiki. Aga toona 1918 ei olnud mitte keegi näinud iseseisvat Eesti Vabariiki, mitte kunagi. Keegi ei osanud seda ette kujutadagi. Ja siis tulid noored inimesed, täis jõudu, energiat, ideaale, lootusi, julgust, nagu ütles teie direktor. Ja nemad uskusid kõige rohkem, nad uskusid millessegi sellisesse positiivsesse helgesse, mida mitte keegi näinud ei olnud. Nad uskusid iseseisvasse Eesti Vabariiki. Ja see tõi murrangu. See tõi murrangu. Meie 5 finalisti ja võitja. Ei, see tema ei ole võit, tema on osaleja. No, finalist. Vabandust. Finaali pääsenu. Nüüd sain aru. Jah. Annar Volmer. Annar oli ka üks pretendent võitjale. Miks võitis mitte Alar, vaid üks teine inimene, seda ma pärast kommenteerin. Nii, Anti Paeorg. Ja suur šokolaad. Kirjandivõistluse aastal 2015 võitja on Heleri Ibrus. Lubatud kommentaar.
Heleril oli väga paljutahuline kirjand. Ta tõstatas väga palju probleeme, esitas väiteid, mitte kõikidega ma ei olnud ise nõus, aga teatavasti probleemi sõnastamisest on ainult üks samm lahenduste leidmiseni ja seda oli sinu töös palju. Soovin edu. Lumine vaikus on Eestimaa üle, kuula, ei lõppu, ei algust. Punase päikese valgust metsad kui võõraslast hoiavad süles. Lume all nurmed ja võsad ja teed, lume all niitmata heinad. Lumega varjatud sood ja veed, sügavad rõõmud ja leinad. Merre on voolanud mullused jääd, madalaks vajunud tunased tõed. Vaikuses valmib ja teiseks saab, ootlik on tüvi ja käbi.